715 kilomeetrit ja 48 tundi aerutamist. Just sellise katsumuse seljatasid Marek Lindmaa ja Martin Kreek täna Kanadas, kui finišeerusid taaskord ühel maailma kõige raskemal aerutamismaratonil. Kusjuures kajakkide arvestuses tulid mehed lausa teiseks. Mis tunne on? Kõik kõigub. Kõik kõigub. Mis me olime? 48 tundi. 47 tundi, 40 minutit. Aga matemaatika on meil juba olnud viimased pool päeva paigast ära. Ma arvan juba suhteliselt 3 tunni järgselt, kui alustasin, oli matemaatika üsna paigast. Sul on õigus. Ei, vägev. Väga hea tunne on. Mehed sisuliselt magasid finišis püstijalu, kuid see on ka mõistetav, sest viimasel 48 tunnil ületati kõik inimvõimete piirid. Ainus paus oli meestel 300 kilomeetri pealt ning kestis 10 tundi. Mareku jaoks oli tegemist juba 5. Yukoni jääl sõidetud võistlusega, kuid Martin tegi oma debüüdi. Eelmisel aastal sai tehtud selle sõidu nii, et metsatulekahjude tõttu jäi see kahjuks 300 kilomeetri järgselt poolikuks. Siis me Rait Hutroviga küll võitsime selle sõidu, aga nüüd sai nagu päriselt selle sõidu ära teha ja omas klassis teise koha kätte saada. See on äge tunne. Ja metsatulekahjudega tookord jäi veel pooleli 5 kilomeetrit ülesvoolu, üks seal vaikselt tärkas juba. Aga enda kohta ütleks, et minul Marek rääkis siin rekorditest, et mul oli siis esimene kord ja ka isiklik rekord kohe. Aerutamise isu ei võtnud Kanada vesi ka sel korral, sest juba 15 minutit peale finišeerumist seadsid mehed eesmärgiks tulemust järgmisel aastal veelgi parandada.